Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse Vähid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 22 kuni 28 juuni. Ma olen teile siia võtnud valmis 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks öelda on. Esimene kaart on teil siin müntide 10 ja tema kõrval kohe on sauade baas. See sauade baas on väga kärsitu. Tema tuleb uudistega, aga ta tahaks nagu kohe peale hakata. Ja kuna ta on siin müntide 10 kõrval, siis on kuidagi see rahadega seotud ehk raha teenimisega. Sauade baas tahaks hakata nagu selle asjaga pihta. Aga siin kõrval sauade baasid teisel pool on armastajate kaart ja armastajate kaart räägib valikutest. Kas minna oma unistusi püüdma või leppida sellega, mis mul praegu on? Ma ei tea, võib-olla on keegi teile sellel teel takistuseks, üritab teid ümber veenda, et ärge sellega tegelege, ärge üldse võtke pähegi, et see ei too midagi, te ei saa hakkama, te ei oska seda, see võib olla nii, et keegi teine on teile selliseks piduriks. See võib ka olla nii, et te ise kahtlete enda võimetes. See mineviku kaasavedamine pole teid kas sellel nädalal maha jätnud. Aga kuna teil on siin välja tulnud sauade 7, mis räägib iseenda seisukohtade kaitsmisest, siis ma pigem arvan seda, et teie ei ole pidur, vaid teil on mingi pidur, keegi üritab teid ümber veenda. Keegi üritab teile selgeks teha seda, et see teie mõte pole kõige tulutoovam. Ja see, kes teil siin risti tee peal ees on ja enda seda tahtmist läbi tahab suruda, on see sama mõõkade rüütel, mis siin all on. See mõõkade rüütel tegelikult on tohutult tark. Mõõkade kaardid on üldse väga targad igasuguses paberimajanduses, igasuguses asja ajamises, kõikide projektide kirjutamises, lepingute alla kirjutamises. Et nemad nagu ongi sellised, nad näevad ära kõik krutskid. Kui mõni üritab siin kuidagi viisi nagu kas seadusest kõrvale hiilida, hullemat lepingut teha, kui tegelikult peaks, ma ei tea, vähem raha maksta, või on takistus selles, et projekt ei saa rahastust, siis mõõkade rüütel tegelikult on nagu väga hea kaaslane, just selle sama, ta on ka väga hea sõber, aga temal on üks väike viga, temal hakkab igav, kui tema ei saa nagu särada või tegeleda uute ja huvitavate asjadega. Samas tema tugev külg on suhtlemine ja läbirääkimised. Et kui teil on üks selline hea sõber, kes on teie poolel, siis ma arvan, et see projekt, mis teil siin plaanis on ja mida see sauade baas ellu viima tahab hakata, et siis see saab küll tuule tiibadesse. Aga kuna teil on järjekordselt tulnud välja see karikate 5 ka sellesse nädalasse, siis mulle tundub, et te ikka ise pisut ka kahtlete selles. Sellepärast, et minevikus läks ju midagi nässu, mingi asi teil ei õnnestunud, kas ei saanud te piisavalt rahalist toetust, ma ei tea, aeg lihtsalt ei olnud õige. Te ikka nutate taga oma 3 ümber läinud karikat ja juurdlete selle üle, et mis läks valesti, mis ei läinud, kas ma üldse riskin või ma ei võta seda riski, ma ei hakkagi pihta, mul on niisamagi hea olla. Vot see on see sama armastajate kaart, et kas ma püüan oma unistusi või ma lepin sellega, mis mul praegu on. Nii ja naa on see asi. Aga mina ütlen teile seda, kui te nüüd ikkagi otsustate ja teete selle ära, mida te unistate, mis on teie unistused, siis asjad hakkavad väga kiiresti liikuma. Sellepärast, et viimase kaardina on teil siin välja tulnud sauade 8. Ja vot sauade 8 koos kaarikuga tegelikult on tarokaardipaki kõige kiiremad kaardid.
Ja kuna ta on teile siia tulnud ja kui te kaitsete oma seisukohti, ei lase ennast kellelegi ära rääkida või teie seda ideed maha teha, võtate hoopis selle mõõkade rüütli appi endale, mitte ei lase temal nagu kedagi teist kuulata, et siis hakkavad tegelikult ja minevik tuleb ka ära unustada. Pole mõtet teda kaasas vedada. Keskenduge nendele 2 karikale, mis teil veel püsti on. Teil on nii palju elutarkust ja teil on ju tegelikult seda elukogemust. Teil on ka ju, te olete ise ju targem, juba hulka targem kui siis, kui teil need asjad untsu läksid. Te olete ise muutunud. Võtke siis veel see korrase risk ja riskige 1 kord veel ja asjad hakkavad kiirelt liikuma. Ma näen seda just selle sama Sauede 8-ga. Unustage ära oma see minevikus untsu läinud asjad ja proovige lihtsalt 1 kord veel. No valik tuleb teha, ega siin väga pääsu ei ole. Kas ma teen selle ära või ma ei tee seda ära. Vot selline tuli lugemine teile, armsad vähid, selleks nädalaks. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kindlasti võite te minu kanali tellida. Olete ise kursis kõigega, mis kanalil toimub. Ja ka minul on uued ideed, mida veel teieni tuua, lisaks tarokaartidele, nädalalugemistele, päevakaartidele ja kuu täiskuule ja kuu loomisele. Et on mul veel mõni idee. Et vot selline ongi. Ma olen väga tänulik teile, et olete minuga, armsad vähid. Ja tulgu teil üks imeline jaanipäev. Võtke sellest viimast. Vot nii. Aitäh kõige eest ja kohtume järgmisel nädalal.